Tere tulemast tagasi. Kell on 1:30, õigemini 1:30 läbi juba natukene. Ja alustame nüüd siis võib-olla äkki natukene ajaloost, et kellest see kõik alguse sai, oli kõige esimene oli see rott, mille autor on muide Tiiu Kirsipuu, kui keegi ei tea. See oli aastal 2004, et näitustest ja püsinäitustest sai see kunagi alguse. Ja lähemegi edasi ajutiste näituste kategooriaga, kus esimene nominent on Eesti Kunstimuuseumi näitus Michel Sittov, Eesti maalikunstnik Euroopa õukondades ja Greta Koppel teeb meile ettekande. Aitäh! Tere ja aitäh! Et mul on siis see auväärt ülesanne tutvustada järgmise 7 minuti jooksul Eesti Kunstimuuseumi näitust, mida sai ette valmistatud 5 aastat või võib-olla veidi enamgi. Et siin avaekraanil on mõned nimed, kes selle näituse teoks saamise juures osalesid, et neid nimesid oli palju rohkem, aga kõigi peale, kõik on südamest tänatud. Et jah, et see mõte siis teha näitus kunstnikust, kes tegutses 500 aastat tagasi, oli madalmaades välja õppinud, hinnatud õukonnaportretist erinevates Euroopa õukondades, kuid kes siis unustati ja umbes 80 aasta eest taasavastati siis Tallinna linna arhiivi dokumentidest, et see mõte sündis Eesti Kunstimuuseumis, aga mõttest tegudeni jõudsime me siis kuskil 2014. aastal, kui selle ideele tuli kaasa siis Washingtoni Rahvusgalerii ja sai otsustatud, et me teeme selle näituse ühise koostöö näitusena. Et miks Washingtoni Rahvusgalerii, see oli loogiline, sest Washingtonis on siis 2 tuntumat selle meistri tööd. Ja see oli selles suhtes selline ambitsioonikas ettevõtmine ja näitus sai siis teoks 2018 jaanuaris avanes ta Washingtonis ja juunis siis meil Kumu kunstimuuseumis. Et ühelt poolt oli see sama näitus, see oli samade teostega, sama näituse pealkiri, meil oli ühine näituse kataloog, aga see keskkond, kus see näitus toimus, et see määras ka selle, et need näitused kujunesid erinevas formaadis. Washingtonis oli see pigem selline kammerlik näitus ja siis siin Tallinnas Eesti Kunstimuuseumi siis eelmise aasta üks suur näitus, mis toimus siis Eesti Vabariigi juubeliaasta raamistikus ja Kumu siis suures näitusesaalis, mis on siis ligi 900 ruutmeetrit suur. Ehk et seda lugu, mida me siin tahtsime rääkida, et seda oli rohkem ja tihkemalt, aga ka meie tahtsime, et ikkagi fookus oleks nendel teostel, mis on siis peamised asitõendid, mis räägivad meile selle kunstniku suurusest. Ja et see on siis esimene isikunäitus, mis sellele kunstnikule üldse on pühendatud ajaloos, et siis see oli meile tähtis, et need tööd oleksid nähtavad. Et seetõttu saigi ehitatud selle ruumi keskele siis teine ruum, selline tigu ja vorm ja need maalid olid seal sees ja sinna sisse me lõime siis sellise rahuliku, meditatiivse ja süvenemist võimaldama ruumi ja siis kogu see inforuum oli siis väljas, kus siis oli võimalik tekstilt, videoprojektsioonidelt ja helispottidelt ja filmidelt saada siis täiendavat informatsiooni siis selle kunstniku kohta ja tema teoste kohta, mis andis selle konteksti. Et jah, näitus oli 22 maaliga, et võib öelda, et see on ju väike näitus ja enamik maale olid vaevalt A4 formaadis. Aga sellega oli väga palju tööd, et esmalt siis põhjendada kuraatoritena, veenda neid muuseumeid, et neid maale tuleb anda, aga edasi juba kogude osakonnale väga suur koormus, sest oli 20 välislaenu ja 13 laenajat. Ja need maalid on siis originaalis muuseumide püsiekspositsioonide osad, 500 aastat vanad tahvelmaalid, mida naljalt ei laenata. Ja oli ka 2 maali Eesti Kunstimuuseumi kogust näitusel, mis siis ka tegelikult on osa siis kannatusaltari ühest tervikteosest siis Niguliste muuseumis ja need välistiibadel olevad maalid otsustati siis näitusele konserveerida. Ja oli ka 3 näituse filmi,
mis olid ekstra siis näituse jaoks loodud. Et me tahtsime tõesti seda sõnumit siin Eestis viia võimalikult laia auditooriumini ja üldse, et oli meil ka mitu trükist, et oli see suur ametlik näituse kataloog, mis oli meil ühine siis Washingtoniga ja selle kirjastas siis Yale'i ülikooli kirjastus ja selle ambitsiooniks on tõesti tuua see kunstnik maailma kunstiajaloos uuesti nagu tähelepanu fookusesse, eestikeelne näituseraamat ja eraldi selline rosin oli siis ka siis kunsti- ja juturaamat lastele, mida siis meie poolt siis koordineeris Sireli Uusma siis. Ja meil oli ka mitmekesine sündmuste programm nii Kumus kui ka Nigulistes, sest et Kumus oli küll näitus, aga Niguliste on tähenduslikult seotud Michal Sittoviga ja seda sealset programmi Nigulistes siis koordineeris Kertu Palginõmm. Et näituse õnnestumised ja võib-olla kitsaskohad, et ma üldiselt arvan, et see nominatsioon siin juba näitab, et see näitus oli siiski korda läinud. Saime päris palju positiivset tagasisidet, publik leidis näituse üles, et külastusi oli piletiga üle 64 000. See, et näitus üldse toimus, et need tööd tulid, see oli ka kordaminek ja võib-olla vasakul pool pildil on siis näha ka, et see, et neid näitusi oli võimalik lähedalt vaadata. Et me pääsesime sellest kohustusest panna see piire sinna ette. Aga nüüd kitsaskoht siis ilmselt see sama publikumenu, et on küsitud, et kas me ei tulnud selle peale, et nii palju publikut tuleb ja tahab seda näitust vaadata, et teinud teise ava sinna. Et jah, me mõtlesime selle peale, aga ikkagi arvan, et me tegime õigesti. Sest et see selline suletud ruum lõi ka sellise rahuliku rütmi selle näituse vaatamiseks, mis oli osa sellest emotsioonist ja kogemusest. Ja lõpuks tõesti, et neid oli väga palju inimesi, kes selle näituse ja tööd tegid, väga palju toetajaid, institutsioone, ettevõtteid, eraisikuid, aga minu südamest tänud siis kuuluvad projektijuht Inga Jaagusele ja Washingtoni poolsele kuraatorile John Handile, kes oli minu peamine siis sisuline dialoogipartner. Et sellega ma tänan kõike, et mul on küll ka väike videosalvestus sellest näitusest, aga ma vist ei jõua seda. Me võime seda vaadata näiteks pärast. Mõned minutid, ei, kohe, aga mitte täielikult. Minema järgmise nominendi juurde. Ja järgmisena, kui me oleme seni liikunud siin Tallinn-Tartu trajektooril ja vahepeal põikasime Valka, siis nüüd lähme Pärnusse ja Pärnu muuseum esitleb oma ajutist näitust Made in Pärnumaa. Palun.
on tõesti praegu see olukord, et me oleme Tallinna ja Tartu vahel, nagu alati, aga tuleb alustada. Tere, minu nimi on Aleksandr Ehte, ma olen Pärnu muuseumi kuraator. Tervist, mina olen Anu Almik ja ma töötan Pärnu muuseumis näituste projektijuhina. Ja täna me tutvustame teile näitust väga ilusa pealkirjaga Made in Pärnumaa, mis toimus eelmisel aastal. Aeg ei käi meil praegu siin monitoris, nii et võime võtta nagu meil on pool tundi, võime alustada. Ja väga hea. Selle ettekanne ülesehitusest, millest ta koosneb, näituse põhiidee, selle meeskond, näituse kujundus ja ülesehitus, kõige olulisemad punktid ja hea koostöö tulemused. Kuna meil oli nii palju inimesi kaasatud, nii et see on väga oluline punkt, millest räägib meile Anu. Inimesed, esemed ja teod. Kogu see näitus oli pühendatud Pärnumaale ja oleme siiamaani suurem maakond Eestis. Ja eksponeeriti kokku ligi 100 kõige olulisemad isikud, esed, teenust, sündmust. Näiteks nende hulgas on Pärnu Postimees, sellest ma veel räägin teile. Ja mis on siit samast Pärnust alguse saanud ja näitus on justkui ood Pärnumaale, sellele kohale ja maakonnale, mida me armastame kõige rohkem. Ja esile toodud järgmised valdkonnad, nende seas on ajalugu, Pärnu Postimees, nagu te näete, mis ilmus aastal 1857 ja muidugi Pärnu on Eesti Vabariigi sünnilinn, me ei unusta seda ka. Teisel kohal, väga tähtsal, on kultuur suurelt, on ka Pärnu kuurort, mis tähistas ka eelmisel aastal juubeli. Tööstus, Sindi Kalevivabriku toodang on teie ees. Mis te arvate, mis on? See on loodus ja esile toodud Tori hobune, meie Eesti oma tõuk. Sport ja seal pealkirjas võib ka öelda, on Eesti esimene lendur Elvi Kaalep, väga ilus naine ka oli. Ja muidugi Kiiking on ka pärit Pärnust, kui te ei teadnud. Ja Kihnu saar muidugi ka. Ja iga kastipäev oli tõesti suurepärane joonis, illustratsioon, mis kirjeldas neid kaste või neid valdkondasid kõige paremini. Ja ma muidugi pikalt rääkisin sellest, et meil on meeskond, et kui hea see on. Ja tõesti, meil oli 6 erinevad teemad ja 6 erinevat muuseumi esimesel kohal. Pärnu muuseumi töötajad, kes on tõesti väga palju aitanud, aga ka teised muuseumid tegid väga suurt tööd, sest see oli väga mahuline projekt. Nende seas on Audru, Häädemeeste, Kihnu, Tori ja Sindi muuseumid. Ja meil oli ka veel üks väga hea sõber ja see on loovagentuur Pult, kes tõesti mõistis meid vaatamata sellele, et Harju inimesed ja Pärnu inimesed, aga me saime kokkuleppele ja paremal pool on Raivo Randoja, selle näituse loovjuht, võib ka niimoodi öelda. Ja siis ta vaatab, kas see näituse kujundus ja üldse see sisu, kas ta on muuseumi roti nominatsiooni väärt. Nii et kunagi ei tea. Millest koosnes see näituse kujundus ja ülesehitus, et selleks me valisime selliseid toredaid taaskasutatavaid materjale. Nende seas on puit ja pappkastid ja iga objekt, iga fakt oli trükitud selle kasti peale ja kogu see näituse pealkiri oligi inspireeritud sellest pealkirjast Made in Pärnumaa, et kui te ostate näiteks kingad või tordi, seal on kirjutatud tehtud Eestis või kuskil, ka meie näituse puhul see väga hästi töötas. Ja muidugi eksponeeriti esemeid, fotosid ja videosid, nagu mida te olete näinud ka pildide peal. Anu, nüüd on sinu kord. Üllata meid. Ma püüan siis kokku võtta, et miks meie arvates see näitus õnnestus. Et meie meelest oli 3 põhilist asja. Loomulikult see idee, et mismoodi me eksponeerisime Pärnumaa kultuuripärandit, kontseptsioon, millest Aleksandra rääkis. Teine oluline asi oli kindlasti inimesed ja nende vaheline koostöö, et meil peaaegu terve Pärnu muuseumi meeskond oli kaasatud, lisaks väikemuuseumid, Pärnumaa väikemuuseumid ja suurepärane loovagentuur Pult, kes kui väikemuuseumid panustasid sisuloomesse, andsid oma piirkonna ekspertiisi sinna näitusele, et see oleks tervikliku kattev, tihe ja mitmekülgne, siis Pult tegi sellele loogilise ülesehituse ja andis sellele
lihtsasti mõistetava vormi ja nad võitsid ka Eesti disaini auhindadel hõbeda näituse kujunduse kategoorias selle eest. Ja kolmas, mida ma tooks välja, on raharessurss, mida meil oli tavapärasest rohkem võimalik kasutada selle näituse tegemisel tänu erinevatele rahastajatele ja Eesti Vabariik 100 kultuurirahastusele. See lõi eeldused, et me saime osta teenust, graafilise disaini ja ruumikujunduse teenust väljaspoolt, et see ei olegi nii tavapärane meie jaoks. Et ma arvan, see oli ka oluline. Ja selle näituse mõjul me taastasime koostöö nende väikemuuseumidega, mis varasemalt oli hästi toiminud, aga see oli nüüd soiku jäänud 10 aastaks ja nüüd see jätkub, et regulaarsed kohtumised toimuvad ja planeeritakse erinevaid asju, mis on selle tulemusena suur pluss ja tundub, et ka selle Pärnu kogukonna sees me suutsime ennast partnerina võib-olla siis positsioneerida, et näiteks Pärnumaa arengufoorum toimus Pärnu muuseumis, et Pärnu muuseum andis siis arengute planeerimisel tagasivaate ajalukku. Ja mõtted on, et teha Vol 2, aga praegu sellest veel ei julge rääkida. Aga viimane sõna on Aleksandral. Jah. Kui see tuleb see viimane slaid. No proovi. Ma proovin ka või? Vale nupp, vabandage, aga ma soovin omalt poolt ja Pärnu muuseumi poolt tänada kõiki inimesi, kellega me koos tegime seda imeilusat näitust. Suur tänu teile ja muidugi tänu ka ajaloomuuseumile. Aitäh! Aitäh teile! Aitäh. Ja ajutiste näituste kategooria lõpetab Tartu Ülikooli muuseum, näitus Kuritöö ja karistus. Airo Rääsk teeb meil ettekande. Tere kõigile! Mina räägin teile siis Tartu Ülikooli muuseumi aastanäitusest Kuritöö ja karistus. Ja selle näituse ettevalmistus võttis meil aega ligemale 2 aastat. Selle näituse ettevalmistamise protsessi käigus töötasime me läbi hulgaliselt 1000 lehekülge arhiivimaterjale ja muu hulgas huvitas meid väga ka küsimus, mida arvavad inimesed õiglasest karistusest ja karistamisest tänases Eestis. Ma pakun teile kuulamiseks ühte tänavaintervjuud, mis on võetud Tartus eelmise aasta kevadel. Lennart Mere naine ütles, et on õige või ole? See on niisugune tore riik, et siin võib kõik teha. Aga ega kedagi vastutusele võeta ei karistata. Tema sõnad televiisor. Aga noh, kui sealt riigi selle küljest üks tükike augata see on nagu 2 aastat kohut, kõik on puhtad poisid. Me oleme see vanused. Jah, me oleme elanud ja need, mis me räägime, need on tõsi asjad kõik. Lauast tehtud. Mul on hea meeles, Jumal karistab niikuinii ükskord. Tundma seda riiki või keda sa ükskord. Hangaröövel jätka vahel. Olgu aeg pikki. Õigus võidab alati. Kas õigus võidab alati? See oli ka meie näituse meeskonna üks põhilisemaid küsimusi, mida me ikka jälle endale esitasime, aga seda küsimust ei esitatud meile mitte nii sageli, vaid kõigepealt ja kõige esimene küsimus oli, et miks selline teemavalik sellisel ajal, kõik pidutsevad, peavad pidu ja teil järsku korraga kuritööst ja karistusest näitus. Kui nüüd tagasi mõelda, siis tegelikult on see põhjendus hästi lihtne. Iseseisva riigi õigussüsteem on iga riigi nurgakivi ja teiseks väga oluliseks aspektiks on ka see, et Tartu Ülikooli muuseum hõlmates erinevaid teadusvaldkondi ja Tartu Ülikoolis pakub kriminalistika ja õigusajaloo koos vaatamine väga suurepärast võimalust just interdistsiplinaarseks vaateks. Ja meil olid väga olulisel kohal lavastused. Me lavastasime 2 põhiloo põhjal nii Elva mõrvamüsteeriumi sündmuste võimaliku käigu kui ka siis 1959. aasta pangaröövi ja ma pakun teile lühikest sissevaadet tiiserisse, mille me koos siis partneritega tegime.
kes tulistas? Kohus leidis küll ametliku versiooni järgi süüdlased üles ja mõistis nende üle kohut. Selle tõttu algab ka näitus kohtusaalist. Edasi tulevad väga vastandlikud tunnistused, millest päris arvestatav osa üldse kohtusaali ei jõudnud. Ja siin päris lõpus oleme pakkunud siis välja lisaks ametlikule versioonile ka 2 lavastuslikku vaadet sellest, mis meie kui kuraatorite arvates võis juhtuda, sest peab tunnistama, et mida rohkem me selle teemaga tegelesime, seda küsitavamaks see ametlik versioon muutus. Ja lisaks selle näituse juures oli väga oluline ka külastajate kaasatus ja siin selles osas, mis tegeles õiglase kohtumõistmisega, oli meil ka ülekuulamisruum ja need erinevad tehnikad, kuidas siis psühholoogiliselt inimestele lähenetakse. Nii et külastajad said siis seda ise omal nahal läbi proovida. Ja näituse teine lugu viib meid aastasse 1959 ja siin te näete siis põlevkivikaevanduse kassiiri vaadet sündmustele. Laske mind välja vähemalt! Kokku oli meil 8 võtmetunnistaja rekonstruktsiooni. Nad olid väga vastuolulised ja selle näituse osa eesmärk oligi näidata, kui keeruline on kriminalistide töö. Mul on väga hea meel, et selle näituse raames õnnestus meil koostööd teha paljude teadlastega, erialaspetsialistidega ja siin on Tartu Ülikooli vanemteadur Iiris Tuvi vastus sellele küsimusele, kuidas ja miks tekib süütunne. Ja näitusel oli oma kriminalistikalabor, lisaks satelliitnäitus Tartu Ülikooli kunstimuuseumis, haridusprogrammid noorematele kriminalistika teemal, vanemale gümnasistidele siis kohtumõistmise alane programm ja väga populaarseks osutusid ka publikuprogrammid, mille pealkiri oli Mõrvamüsteerium Toomel. Ja näitusel oli väga-väga palju erinevaid koostööpartnereid, siinkohal kõigile suur-suur tänu ja eriline tänu Tartu Eesti Kultuurkapitalile, tänu kellele me siis saime taas lavastada need lood nii Elva mõrvamüsteeriumi puhul kui ka pangaröövil 1959. Mina tänan. Aitäh! Suur tänu! Ja nüüd liigume püsinäituste kategooriasse ja meie võõrustaja muuseum, Eesti Ajaloomuuseum, Minu vaba riik. Krista Sarv teeb ettekande, jah? Tere! Esitan siis seda pikka nimejada, mis siin seintel on ilusti tulnud, kes kõik vastutavad Minu vaba riik sünni eest. Näituse lugu loomulikult ei ole midagi üllatavat, üllatust, Eesti Vabariik saab 100-aastaseks ja Ajaloomuuseumil on kahtlemata kohustus ja võimalus seda suurelt ja toredalt tähistada. Aga näituse tegemine tuleb ka saada väljakutsed. Väljakutseks on alati see, et teha eelmisest näitusest ilusam, targem, parem ja nii edasi näitus. Et seda saada oma mõistusele
lisamõistust, siis selleks me isegi tegime ühe väikse külastajaseire Gildihoone näitusele, et kuidas inimesed käituvad, mida nad näitusel näha tahavad. Kõige põletamamaks väljakutseks võib-olla osutus küsimus, et mida me selle õnnetu või õnneliku Eesti NSV-ga teeme, kui näituse pealkiri on Minu vaba riik, mis tegelikult sündis üsna kohe, siis me lagunesime rõõmsalt mitmesse leeri, ehk siis aga leeride vahel läks selliseks patiseisuks, sest karsonlikult ei suutnud ükski kividega isegi suure seina pihta visata. Ja lahendus tuli siis tegelikult arhitektuurist, et kes Eesti NSV-d ei salli, see võib kohe minna taas iseseisvumisruumi. Ja muidugi kõige suurem paine ja väljakutse oli, et ei taha jälle siukest ilusat lugu, kus me kõik sirgeselgiselt kannatame kannatused ära ja valmistume järgmiseks kannatuseks ja siis taas iseseisvumine muudkui tuleb selge ees jälle meie poole. Et tahaksime ikkagi näidata neid kõike võimalikke variante ja ka tumedamaid pilvi meie vaba ja iseseisva taeva kohal. Ja muidugi näituse lõpp, et ei taha võtta keegi julgust ajalugu ära lõpetada ja seega ei tahaks ka lõpetada mingisuguse aastaarvu või kuupäevaga näitust, vaid tooks ka tänapäeva sisse. Ja sellega seoses siis õppides ka külastaja kogemusest, siis kuna selgus, et teemanäitused või teemapüstitused meeldivad paljudele, aga mitte väga paljudele, et teeme kronoloogilise näituse ja seda isiklikku, et me ei läheks oma näituse pealkirjast eemale, et katsume tuua neid isiklikke lugusi võimalikult palju sisse ja et see sama ilus lugu ei oleks ka liiga ilus, vaid ikkagi oleks adekvaatne lugu, siis näitame ainult siis selliseid teemade valikul, näitame neid teemasid, mis mõjutasid siin elavate inimeste elusi. Ja nii edasi. Ja muidugi põhikoht, mida muuseumis inimesed ikka näha tahavad, esemed. Enne näituse tegemist, meil on Eesti Vabariik 90 näituse tegemine selja taga, seal siis ilmnesid lüngad meie väga rikkaks muuseumikogus ja seetõttu tegime mõningased aktsioonid, et lünki täita. Võib-olla kõige üks selline isegi toredam oli peaministrite projekt, kus kahjuks ühe peaministriga ainult kontakte ei saanud. Aga poliitikutega ka me otsustasime, et poliitikud on inimesed, et me näitamegi ainult 90. aastate poliitikuid, teised poliitikud oleme me sulandunud näituse sisse kui inimesed, nii et teil on võimalus neid üles leida. Välja tuligi siis kronoloogiline näitus, algab 20. sajandi algusega, ei läinud 19. sajandisse eriti tagasi, vaid võtsime sellise modernismi ajastu, mis tõi siia uut elukvaliteeti, uut inimest, uut mõtlemismaailma ja kuni siis tänapäevani. Ja nagu eelpoolt juba mainitud, siis ei ole siis kohustuslike teemadega, sport, kultuur, loodusteadus ei ole aastakümnete läbi võetud, vaid ainult need sündmused, mis tõid kaasa mingisuguseid muudatusi, mingisuguseid otsuseid, mis pani seda elu hoopis teistmoodi käima. Igas ruumis on siis ajast õng, otsustasime, et näitus peab ka olema emotsionaalne ja et arhitektuur peab seda tootma seda emotsiooni ka lisaks sisule. Ja et see näitus ei ole valmis, kui ta valmis saab, vaid et seda näitust saab muuta ja täiendada ja vajadusel teha sinna kõrvale veel asju. Ja kõige suurem paine oli see sama Minu vabariik, meie, et mida teha, et see üldkäsitluste komme on muutuda sellisteks abstraktseteks, anonüümseteks. Et sellega me nägime tõesti vaeva ja see painab siiamaani, kuidas välja on tulnud, aga selleks siis oli ka just üks oluline koht, olid siis need valikukohad, mis me markeerisime eraldi ja tõime siis sisse erinevad võimalikud variandid, ka need, mis ei sobi väga hästi Eesti ilusale riikluse ja eduloole. Ja esemeid ka. Esemeid on circa 900 näitusele välja pandud. Jaganevad nad põhimõtteliselt kahte leeri. Üks osa on siis see, mis iseloomustab ja näitab ajastu konteksti, aga teine on siis ese, millel on kohatult pikad allkirjad, võib-olla ka kohatult pikad allkirjad on sellepärast, et tuua see isiklik lugu selle eseme kaudu välja. Ja tulevik on ka. Me tõsi küll jäime juba natuke 2000. aastate ajalooks kuulutamisega jänni ja seetõttu otsustasime, et Eesti Vabariik 1000, et see nagu jäägu siis see juba siis täitsa kunstnike
kunstnikke teha ja see ruum, siis viimane näituse ruum, see saab siis vahetuma, et ei domineeriks meie tuleviku osa ühe kunstniku seltskonna nägemis. Üks oluline küsimus ja väljakutse oli see, et kuidas tuua näituse raami publik, kelle aeg on piiratud, ehk siis suured turismigrupid, koolid, kellel on 40 minutit ainult kasutada ja selleks sündis siis ka näituse sees olev lühirada, ehk siis Eesti ajalugu läbi 15 eseme, kus siis on eseme kaudu jutustatud selle ruumi ajastu lahti. Ja siis on ka lapsemeelsete rada. Sest igas ruumis on siis omad käed külge või jalad külge ei tähenda vägivalda, vaid füüsilist tegevust ihu ja vaimu arendamise nimel, sinises lõvirada ja üldse loomulikult kohustuslikud haridusprogrammid. Ja kellel toas läheb igavaks või tahab lossiruumist välja, siis on ka võimalik välialadel seda näitusele toetust leida ja saada ja vaadata veel laiemalt neid teemasi. Ja need kõik komponentid siit üles loetuna peaksidki andma meie külastajale sellise meeldiva ajalooetmisvormi, kus ta on saanud uusi teadmisi, saanud meelt lahutada osaledes erinevates käed külge asjadest ja kõige põhiline, mis ma tahaks, et külastamist kaasa võtaks teadmise, et elu ei ole lihtne, ei ole ainult üks valik, vaid isegi nõukaajal oli neid valikuid 2 või 3. Ja üks oluline asi, selle näitusega hakkavad kaasas käima satelliitnäitused, millest ühe reklaam just täitsa juhuslikult siia sattus. Aitäh! Vaata, et siia ei ole reklaami pandud teile. Reklaam on üle hinnatud tegelikult. Nii, ja nüüd liigume Tallinnast jälle Tartusse. Trüki- ja paberimuuseumi püsiekspositsiooni projekt. Palun. Tere kõigile ka minu poolt. Ma alustan sellega, et vaatame, kas meie slaidishow läheb käima. Et siin te võite seda järjest vaadata ja vahepeal ma lihtsalt räägin. See on algus sellest, kuidas me eelmise aasta alguses, see oli siis 2018, kolisime taas uude kohta ja laske silmadel rõõmsalt ringi käia, aga selle muuseumi lugu ja seda uut ekspositsiooni, seal on väga raske rääkida 7 minutiga ära ja sellepärast mulle tuli meelde üks lugu ja võib-olla see lugu iseloomustaks kõige rohkem seda, millest see püsiekspositsioon meil räägib ja mis meil seal toimub. Ja tegelikult on siin teie ees üks Tartu hästi hoitud saladus, nagu ma vahel rongis olen kuulnud, et keegi suurt ei tea, aga rongis inimesed räägivad ja siis nad sinna ka satuvad. Ja see lugu on tegelikult ju selline, et alguses oli trükimuuseum ja paberimuuseum ja see oli 2010, sattusime ühte majja rentima pinda ja siis juhtus nii, et oli 2 noort meest, oli Madis Mikkor ja Jaan mitte Jaan, vaid Lemmit Kaplinski, tema poeg siis, ja mina olin üleval korrusel, rentisin ruumi ja just olin asutanud sellise oma emaga koos alguses, sest et seda MTÜ-d on väga raske üksi teha ja mõte oli siis rääkida paberist ja tema ajaloost ja kui ma nüüd rohkem räägin siin täna, siis ärge pahandage, et poisse siin ei ole, nii et see tuleb natuke paberile lähemal lugu. Aga see lugu on siis selline, et ma lugesin seda üsna ammu ja lugu oli selline, et Jaapanis ikka käiakse ja mida seal ikka õpitakse, et see oli üks origami kursus oli seal. Ja lugu oli selline, et selle origami kursuse viis läbi üks kohalik meister ja ta oli origami meister. Ja sinna kursusele olid kokku sattunud väga erinevad inimesed üle maailma. Ja seal oli koos kohalikke jaapanlasi ja siis oli seal koos samamoodi ka ameeriklasi ja eurooplasi ja see lugu, mis ma räägin, oli ühe eurooplase räägitud siis. Ja see lugu läheb edasi, et meister tuleb siis tundi ja õpilased istuvad seal ja meister siis ütleb, et siin on see paber
ja voldime paberi pooleks. No, kõik teevad ilusti, voldivad paberi pooleks. Meister näitab järgmise sammu ja niimoodi nad astuvad selle sammu kaupa. Kõik saavad oma tööd valmis. Mul kahjuks ei ole meeles, mis see oli. Kas see oli mõni traditsiooniline Jaapani mudel, aga oletame, et see oli koer, kuna ma tõesti ei mäleta, siis, aga see illustreerib asja ära. Ja lugu läks edasi nii, et tudengid said, siis õpilased said oma tööd valmis, tulevad meistri juurde, näitavad meistrile oma tööd, Jaapani noormees tuleb, vaatab meister, tema tööd võtab ühelt poolt, teiselt poolt, ütleb hästi tehtud, võid omale kohale istuda. Nüüd tuleb teine ja taas jaapanlane, meister vaatab seda tööd, tõstab, vaatab vastu valgust, uurib, ütleb hästi tehtud, võid kohale istuda. Järgmisena tuleb, astub ligi ameeriklane, tuleb õudselt rahulendaga, asjaga hakka saanud, astub juurde, ütleb, et siin see töö on meister. Meister vaatab seda tööd ja ütleb, et pead uuesti tegema. Ameeriklane tahaks nagu midagi ütelda, aga ei saa, sest meister viipab juba järgmise õpilase juurde. Järgmine õpilane tuleb ja eurooplane annab ja meister vaatab tööd ja ütleb, tee uuesti. Ja ei lase talle isegi selgitada midagi. Nüüd lähevad need rahutud eurooplased ja ameeriklased istuvad siis oma kohale ja mõtlevad, et mis nüüd siis lahti on. Ja ameeriklane mõtleb, et noh, kas siis ei ole nüüd tore koer, mis ma tegin või? Et no hea küll, meister ütles tõesti siin, et kui me seda jalga voldime, tehke sirgevolt siin. Aga mulle tundus, et see sirgevolt, see on jube igav. Et ma tõstaks seda natukene ja koer juba liigutab jalga ja sirutab jalga ja siis ütleb meister, nüüd on see saba koht. Ja kui te siit tahate nüüd 2 volti teete, siis saate ilusa rullsaba sellele koeral. Nüüd ameeriklane vaatab ja mõtleb, kui tal juba jalg nii on, kuidas ma selle saba saan siis siin nüüd keerata sellise kaarega. Ja tõmbab selle saba ka sirgu ja koer on nagu tuulest jooksma viidud ja juba lehvivad kõrvad ka. Ja küsimus oligi see ja meister ütles talle selle peale, et kulla noormees, ole hea, nüüd tuleb sul see asi uuesti teha. Ja see lugu tegelikult illustreerib seda sama asja, mida me oma muuseumis ka teeme. Ja seal meil on need 2 asja olemas ja ma arvan, et need 2 asja peavad alati kõrvuti käima ka. Ja mida me siis näeme, et kui sa lähed meistri juurde õppima, siis mida see meister tegi? Ta tegelikult andis edasi seda traditsiooni. Meil ei oleks tegelikult ühtegi mudelit õieti alles, kui me ei oleks saanud seda teadmist ühelt meistrit üle antuna järgmisele. Ja nõnda kandus see teadmine ja tegemine nende asjade valmistamisest, see kandus edasi ajast aega. Paber on nii õrn materjal, mõni säilib 800 aastat, on väga haruldasi paberid. Aga see, mis on temast tehtud, on säilinud tänu sellele, et inimesed on andnud seda mõtet edasi ühest põlvkonnast teise. Ja nad on käitunud nii, nagu käitusid need noored jaapanlased seal. See, mis meister ütles, see oli püha. Seda tuli teha. Selles oli teadmine, selles oli tarkus. Nüüd, mida need noored ameeriklased ja eurooplased siis tegid, tundmata Jaapani kultuuri? Nemad mõtlesid, kuule, tuleks ju midagi lahedat teha, midagi saaks siia juurde panna, midagi saaks veel lisada, ära võtta ja nii see asi käima läks, et mida nad tegid, oli see, et nad muutsid seda, nad muutsid neid traditsioone ja tõid sisse innovatsiooni, tõid sisse uuendused ja tegelikult need 2 asja käivad elus alati koos. Ei ole nii, et kui me ainult kanname seda traditsioone, nagu võinud vanu suuri raskeid masinaid, tohutud tonnid, mida annab sikutada ja vedada. Aga see on see, mida me muuseumis ka teeme, et me proovime hoida neid teadmisi, mida me selle valdkonna kohta teame ja proovime liikuda koos inimestega edasi ja tekitada seda innovatsiooni asja. Need paberimuuseumisse, kui te tulete, siis näiteks eile keskpäevaks oli sündinud täiesti uued asjad, mille tegid seal noored Tartu kunstikooli õpilased ja samamoodi Pallase skulptuuritudengid ja nad tegid midagi, mida võib-olla paberis pole kunagi varem tehtud. Ja see on väga hea keskkond, et sa oled selle keskkonna seal, kus see informatsioon on olemas. See informatsiooni kihistus kasvab ja see teadmine selle peale ja sellest lähtuvalt saab ka kasvada. Nii et see on see, mida meie tore meeskond, kus on hästi palju vabatahtlikke, mina seal hulgas ja noori inimesi, kes nagu põlevad nende teemade osas ja kes soovivad anda edasi meid teadmisi, mida me praegu teame ja mida me tulevikus teadma saame. Aeg on otsas. Aitäh teile! Väga ilus lugu. Aitäh!
tõesti väga tore metafoor nagu siis iseloomustama muuseumi tegevust, et mõlemad on olulised. Vana hoidmine ja innovatsioon ehk siis edasi arendamine. Ja tuleme jälle Tallinnasse tagasi. Kordamööda Tallinn-Tartu ja näitus Vabadusel ei ole piire, okupatsioonide ja Vabaduse muuseum Vabamu. Sander, palun. Seda nuppu? Ei, seda. Okay. Tere, head kolleegid, väga suur au on olla nii väärikas seltskonnas nomineeritud. Nii mina kui enamik meie meeskonna liikmeid räägiksime ilmselt tunde meie püsinäitusest ja sellest protsessist, aega on hästi napilt, nii et keskendun ainult ühele elemendile, mis on küll aga kõige olulisem, see on meie vundamendiks, millele mulle sobib hästi see. Et see on tõesti vundament, millele me kõik selle oleme üles ehitanud ja need on inimesed. Et siin tegelikult ma kuulsin ka kolleegid rääkisid palju inimestest, meil on see samamoodi oluline. Et kõigepealt inimesed, kellest me selle näituse teinud oleme, need lood inimestelt, et tegelikult meie näitus mõnes mõttes enda mikrokosmoses oleks justkui ood inimlikkusele või hümn inimeseks olemisele, et nende erinevatele tahkudele. Ja ma usun, et sellest on palju õppida ja ka juba tulevikus kaasa võtta. Ja meie näitus algab 4 inimese looga, kokku see 400 aastat mälu ja mäletamist. Ja mulle, ja mis alati, kui ma sealt mööda lähen ja kuulan nende lugusid, siis mul tuleb kananahk ihule, sest et need on sellised võimsad lood, või ameeriklased ütleksid powerful selle kohta. Et eriti see esimene proua, kes minu poolgi on, tema nimi on Magda ja tema oli 9 aastat Vorkuta laagris, Gulagis. Ja kui ta sai 100-aastaseks, siis ta käis siis oma sellise elukreedo, ütles ajakirjanikule välja, et naerata, et siis naeratab elu sinuga. Et tänapäeva maailmas, kus kõik on hästi vihased kogu aeg, et võib-olla see on midagi, mis tasub meeles pidada. Küll aga teine oluline, ütleme, et siis inimeste grupp on, kellega seda asja teha, eks ole. Et nomineeritud olen lisaks minule ka Marika ja Heili ja Merilin, aga tegelikult ka 4 sellist suurt asja valmis ei saa. Et siia pildile on mahtunud, ma arvan, et 11 sama palju või isegi rohkem võiks veel panna inimesi siia pildile, et siis saaks selle kokku. Et nii suure protsessi jaoks oli vaja nii nutikaid päid kui ka osavaid käsi. Teinekord oli seal tihedaid vaidlusi, aga ma usun, et selle 3-aastase protsessi kokkuvõttes on kõik rahul sellega, mis sealt välja tuli. Ja võib-olla veel nimeliselt välja tuua meie meeskonnaliikmed, Aive, Kristjan, Liis, Mari, Lisanna, endisi liikmeid, Gemma, Villi, Martin, Külli, osad läksid meelest kindlasti, aga küll me ütleme edasi neile ja oma tänusõnad. Ja ka partnereid, seal võiks välja tuua vast Koko arhitektid, Liis Lindvere, Andrus Kõresaar, Stenmark Mändma, motoriagentuur, Paula Üleoja, Monika Olju, Ott Sarapuu, Funksys, Eero Epner, Külli Tüli, veel palju teisigi. Ja kolmand, viimane, et inimesed, kellega siis, kes sellel kõigele on hoogu andnud, on meie jaoks 2 väga erilist inimest, 2 naisterahvast, ema ja tütar. Olga Kister-Ritso, kes on meie Eesti kultuuri kinkinud, meie muuseumi. Ma arvan, et see on üks väga vahva kingitus Eestile. Ja viimased 10 aastat on meie sihtasutuse nõukogu juhtinud tema tütar Silvia, kes on keskel pildil on. Et tema on ka kogu oma ihu ja hingega siis panustanud meie, mitte tegelikult ainult meie muuseumi näol, vaid on toetanud väga paljusid teisi projekte nii Eestis kui Ühendriikides, mis siis on Eesti kultuuriga seotud. Ja lõpuks, et ka natuke pilti saada meie näitusest, me tegime ka video nagu paljud teisedki. Kuna on see 50. aastapäev laulu- ja tantsupeol ja teatavasti esimene laulupidu oli ju meie poolsajandi möödumise tähistamiseks Priiuse saabumisest, et siis see natukene ka lahkumiskingitus meie eelmisele direktorile, kes siirdus Kultuuriministeeriumisse, kus üks tema vastutusvaldkondades ja ta on ka rahvakultuur. Et siis see on tantsu vormis. Ma ei tea, kas te olete valmis. Jaa.
valmis? Valmis! Ja läheb! aitäh! Aitäh meeleoluka tantsu eest! Me siit tantsupeol näeme, et me teeme natuke veel trenni, meil koreograaf jättis tulemata, nii et see oli siis kodukootud. Ja. Ma arvan, et sellega praegu jah, ei läbi veel seda komisjoni seda taset. Jah. Aga enne kohvipausi on meil üks kategooria veel, aasta teadustrükis ja palun siia Eesti Tarbekunsti ja Disaini Muuseum Kai Lobjakas raamat Uus vaev Eesti noor disain 80. aastatel. Tere, minu poolt ka. Mul tunne, et see pult on läinud minema. Ma hea meelega võtan kasutusse. Aga
inimesed tahtsin tavara veel saada. Kuidas? Ma ei tea, ma võin siin olla. Jah. Tänan ja kasutan seda rohelist. Tere minu poolt. Selge. Minul on hea meel tutvustada siis ETTM-i poolt möödunud aastal välja antud mahukat ja loomulikult ka samavõrra sisukat trükist Uus vaev, Eesti noor disain 1980. aastatel, mis sündis koostöös meie hea majavälise kolleegi Jüri Kermikuga, kes on tegelikult selle raamatu koostaja, nii et mina edastan, olen meedium siin vahepeal. Tema näol on tegu siis disaineri ja disaini uurijaga, kes on sellel samal käsiteldaval perioodil ise aktiivselt nii disainerina tegutsenud kui ka veidi hiljem siis olnud läbi oma tegevuse Almanahi kunst ja kodu juures tegelikult ka neid teemasid siis tegelikult käsitlenud ja seda valdkonda käsitlenud oma mõtetes ja kirjutistes ja on viimastel aastatel siis pikka aega olnud Brightoni ülikooli juures õppejõuna tegutsemas. Raamat on seotud samanimelise näitusega, mis toimus ETTM-is siis möödunud aasta kevadel ja nii näitus kui raamat omakorda haakuvad siis muuseumi enda laiema eesmärgiga tegeleda muuhulgas süstemaatiliselt Eesti disainiajaloo uurimise ja avamisega ja selle kaudu siis selle valdkonna, võrdleme siis noore valdkonna siis eripära ja tähendust tutvustada ja seda oleme teinud siis veidi enam kui 15 aastat juba. Ja selle juures oli omakorda oluline see, et muuseum ise või ütleme siis selle Tarbekunsti disainimuuseumi eelkäijana Tarbekunstimuuseumi siis avati 1980. aastal oli ka selle projekti kontekst tegelikult tähenduslik, et sellest sai üks paik, millest kujunes siis kunstnikele ja disaineritele ja ka läbi nende uutele algatustele väga oluline partner. Nii et see asukoht selles mõttes ei olnud ka juhuslik. 2015. aastal alanud siis sellise uurimusliku projekti objektiks ongi siis viimase Nõukogude kümnendi suhteliselt selline vähe uuritud ja keeruline disainimaastik ja seal arenenud ideed ja lähtekohad ja väljundid ja neist tulenevate siis selliste järgnevuste jälgitavus ja tähendus üleminekul siis ühest poliitilisest süsteemist teise. Ja nii toimunud näituse kui ka siis tutvustatava raamatu eesmärk ongi siis illustreerida neid seoseid läbi selle keskkonna loomise, kujutluste ja reaalsuse vaheliste vastuolude ületamise kontekstis, et seal kohtus, selles ajas kohtus väga palju erinevaid teid. Raamatus avatakse siis 80-ndaid aastaid kui Eesti disaini, aga loomulikult ka ühiskonna laiemalt kui üht vastuolulisemat ja keerulisemat kümnendit, nii et see raamat annab ülevaate Eesti disainis toimunud protsessidest ja muutustest, keskendudes siis tollal alustanud just noorte disainerite põlvkonna esindajatele ja tegemistele ja just nende siis loovate väljundite tutvustamisele, nii et see fookus oli väga selge ja see raamat ise keskendub siis väga paljus selle näituse käigus koondatud ja koondunud materjalile. Ja selle näol on tegu siis esimese laiema Eesti disaini seda kümnendit kajastava käsitlusega. See oli aeg, mille ühelt poolt olid tekkinud sellised kindlad sissetöötatud praktikad, millele oli algus pandud siis juba 60-ndatel aastatel, aga selle kõrval oli loomisel ka väga palju uut, et seetõttu see kümnend meie jaoks väga põnev tundus ja tollases siis sellises ühtpidi nagu lagunevas ja ideoloogiliselt polariseeritud ühiskonnas esile kerkinud uus disainerite põlvkond ka tegutses siis ju väga oma ütleme lääne eakaaslastest ja ametikaaslastest väga nendega võrreldes väga erinevas olustikus. Ja Uus vaev iseenesest tuligi fraasina käibele just 80. aastate alguses, et siis paroteerida sellist hoogustavat kommertslikku ja poliitilist New Wave liikumist läänes. See loomulikult on tekitanud palju küsimusi, et ka disainerite endi ringkonnast, et kuivõrd see tegelikult see periood siis ikkagi vaev oli, et seda mäletatakse loomulikult erinevalt, aga see eelnev siis oli selgitus sellele pealkirjale. Ja need noored disainerid asusid siis tegelikult formuleerima sellist teatud laadi uut oma keskkonda, inspiratsiooni ja energiat ammutasid nad nii popkultuurist kui
kui ka kõikvõimalikust interdistsiplinaarsest eksperimenteerimisest, nii et nendele sellistele hübriidsetele tegevusvormidele keskendunult, kuhu kuulusid nii performance'id, kontseptuaalne kunst, muusika, film, väljendasid nad sellist uue generatsiooni identiteeti projektide, sündmuste ja väga nähtava näituse tegevuse kaudu, mis muutus aina tihedamaks sellel perioodil ja kus põimusid siis ideed linna ja keskkonnakujundusest, sisearhitektuurist, tootemööbli ja graafilisest disainist, mis väga paljus siis väljendus sellises aina tugevnevas valdkonnas nagu kultuuriplakati disainis. Raamat ise koosneb rohketest artiklitest ja fotoesseedest, on siis sissevaade, mis keskendub väga eripäraseid võimalusi ja väljundeid pakkuva kümnendi arengutesse disainimaastikul just noorema põlvkonna kujundajate perspektiivist ja on seeläbi väga tänuväärne ja vajalik täiendus disaini laiemasse tihedamasse teadmiste maastikku, tuues käibele töid ja teoseid ja infot, mille hulgas on rõõm näha väga palju laiemale avalikkusele seni tundmatut materjali. Ja arutledes siis selle projekti alguses võimalike teemakäsitluste üle jäi pinnale ka kindel soov tuua sisse rahvusvaheline mõõde ja nii on autorite hulka kutsutud ka Eesti autorite kõrval ka kaks välisautorit, et seda perspektiivi luua ja teemat laiendada, nii et nendeks on Soome kunstiajaloolane Iris Helgamaa ja Leedu hea kolleeg disainiajaloolane Karoliina Jakaite. Nii et ühelt poolt on tegu sellise väärtusliku artiklikogumikuga, käsitlustega, kuhu on kaasatud 8 autorit, teisalt aga on väga olulise allikapublikatsiooniga tegu, et see annab ligipääsu väga suurele hulgale nii temaatika kui ka perioodiga seotud materjalile ja lisaks tekstidele on siis sellel väga väärtuslik just see selgelt atribueeritud pildimaterjal, millest on arvestades tollast siis just seda interdistsiplinaarset lähenemist kindlasti väga palju kasu ka laiemalt kui vaid Eesti disainiajaloo seisukohast, nii et ma usun, et see on väärtuslik materjal ka paljudele teistele, keda huvitab kas periood või siis temaatika ise. Nii et aitäh teile ja suur tänu Jüri Kermikule. Aitäh sulle, Märten Miine. Liigume raamaturiiulil edasi. Eesti Kunstimuuseum ja raamat Ajalugu pildis, pilt ajaloos, rahvuslik ja rahvusülene minevik Eesti kunstis. Linda Kaljundi ja Tiina Malgree. Tere, head kolleegid ja head muuseumisõbrad. Tere õhtust ka minu poolt või tere pärastlõunat. Meie tegelikult otsustasime olla originaalsed, alustame kohe videoga, kui see käima läheb. Pildis, pilt ajaloos, reklaamklipp ning see näitus ja sellega koos sündinud monograafia, mida me siin täna Tiina Malgreemiga Eesti Kunstimuuseumist tutvustame, said teoks pikema uurimisprojekti tulemusel ja selle uurimisprojekti käigus õnnestus tänuväärselt teha koostööd ülikooli ja muuseumiga. Ja üks raamat, mis enne seda tänast nominatsioonis olevat raamatut sündis, oli Friedrich Ludwig von Maideli Pildid Baltimaade ajaloost ja pärast seda tuli kohe konverents, rahvusvaheline konverents ja selle kogumik, 2 kogumik ja siis arusaamine, et me ei saa peatuda 19. sajandiga, vaid tuleb minna edasi, sest 20. sajand on palju suuremalt ajaloo vangis, kui on 19. sajand, nii et peatuda lihtsalt ei olnud võimalik. Ja õnneks sellel mittepeatumisel õnnestus leida ka häid kaastöölisi. Siin slaidil on nimetatud inimesed, kes on otseselt selle meie monograafia sünniga seotud, aga selle lisaks oli ka palju teisi kaastöötajaid. Raamat ise jaguneb siis 2 osaks. Esimene osa vaatab Eesti ajaloopildi ajalugu 16. sajandist kuni tänapäevani välja. On sellisena esimene katse kirjutada läbi siis Eesti ajaloo visuaalset esitamist.
raamatu teine osa kannab pealkirja Visuaalsed mälupaigad, selleks me oleme laenanud mõistet prantsuse ajaloolaselt Pierre Noralt. Mälupaigad ei tähenda siis kaugeltki mitte ainult paikasid, vaid nendega tähistatakse erinevaid sündmusi, kangelasi, sümboleid, kohti, mille ümber on erinevate kogukondade, sealhulgas siis rahvuste mälu koondunud. Nüüd järgnevalt te näetegi väikest valikut nendest erinevatest mälupaikadest, mida me nii näitusel kui monograafial uurisime, esitlesime ja soovisime sellega tuua varjust välja siis selline piltide roll Eesti ajaloolise identiteedi, ajaloolise narratiivi kujunemisel, mida meie arvates on siiani alahinnatud. Ja meil oleme vaadanud koos Eesti mütoloogiat ja Eesti ajalugu, sest et need on omavahel nii tohutult põimunud, teinekord ongi mütoloogia olnud Eesti ajaloo nii-öelda aseaine. Ja nüüd jooksevad siin teie silme ees õppematerjalist lõigatud tükikesed filmist koos selle raamatu, koos näitusega valmis 20 õppefilmi, mida kasutatakse põhikoolides ja gümnaasiumides ja mis näitavad seda, kui erinevad võivad need pildid olla. Ja meid ei ole huvitanud ainult mitte nii-öelda kõrge kunst, vaid ka selline visuaalkultuur, mis tegelikult läbib palju laiemalt ja mõjutab veel rohkem meie kui rahvuse eneseteadvust ja pilti. Et kindlasti üks mõte nii selle näituse kui raamatu taga seisnes just selles ajaloopildi mõju üle mõtlemisest. Ühtepidi mõtlema ajaloopildi peale, siis mõeldakse sageli selliste suurte avalikes ruumides väljas olevate piltide peale, aga meid huvitas just nimelt ka see piltide tiražeerimine, reprodutseerimine postkaartidel, ajakirjanduses ja erinevates trükiväljaannetes ja seda pidi nende piltide mõju kaardistamine. Selle raamatu alapealkirja on rahvuslik ja rahvusülene minevik Eesti kunstis ja sellega me soovisime näidata, et just nimelt eriti alates 19. sajandist, kui erinevaid rahvuslikke identiteete, rahvuslikke ajalugusid asutakse suure innuga üles kirjutama ja üles pildistama, siis need rahvuslikud ajalootõlgendused satuvad väga kergesti omavahel konflikti, aga ometigi nad paljuski opereerivad nende samade võtetega, sarnaste stseenidega, sarnaste arusaamadega sellest, millised tegelased, sündmused või kohad võiksid olla ajaloos tähenduslikud ja tähendusrikkad. Ja nagu te sellest pildireast ilmselt olete juba ka aru saanud, et siin võib hoomata Eesti ajaloopildile mõju siis väga erinevatest suundadest, olgu selleks siis näiteks Põhjamaade sajandi alguse rahvusromantism või hoopis siis sotsrealistliku kunsti mõjud. Ja ajaloopilt on sageli ebamugav, te näete siingi, kuidas on sellised viha õhutavad pildid, aga kuna neid tõesti leidub igal pool, eriti meie laste kooliõpikutes ilma igasuguse kommentaarita, konteksti avamata, siis on väga tähtis neist rääkida ja rääkida mitte ainult siis sellisest tellimuskunstist ja propagandakunstist, vaid ka näiteks nendest väikestest viiraltitöödest, mis on sündinud kunstniku, kes ise osales vabadussõjas nii-öelda vabatahtlikult, ta on jäädvustanud midagi, mida ta on läbi elanud ja mis jäi teda mõjutama tegelikult pikalt. Ja kindlasti see vabadussõja piltide kihistus oli üks põnevamaid, mida me selle uurimistöö käigus avastasime, aga nagu te märkate, siin jookseb läbi ka väga palju selliseid nõukogude aegseid punaseid ajaloopilte. Karin Luts, ütlen vahele. Ja, ka siis punane pilt hiljem pagulusse läinud kunstnikult, aga me oleme ka veendunud, et need pildid ja need ajalootõlgendused, need paljud 20. sajandi konfliktsed sündmused, mille ümber on siiani palju erinevaid arusaama, palju erinevaid vastuolusid, et nendega peab tegelema. Sealhulgas peab tegelema ka selle pildilise pärandiga ja siit siis ka see lootus, et kui me nende piltide üle arutleme nii koolitunnis, kui näitusel, kui raamatuformaadis või mõnes muus vormis, et siis me saame sellisele ühiskondlikule arutelule ka sellega kaasa aidata. Ja mis oli eriti tore, oli see, et me töötasime väga-väga erinevate muuseumide kogudega, et selles mõttes ei ole see sugugi ainult kunstimuuseumi projekte ja Tallinna Ülikooli projekte. Aga kokkuvõtteks, et miks, võib-olla vastus küsimusele või ma küsin, et miks meil näitusele selline visuaal, tunnusvisuaal, mis ei ole ju justkui ajaloopilt või siiski? See on 68. aasta pilt, Kaljo põllupilt, kus siis sellised laborandid rahvariietes uurivad rukkilille. See meie jaoks terve selle pika uurimistöö protsessi käigus sümboliseeris siis sellist
vajadus tegeleda meie rahvusliku identiteediga, sealhulgas meie rahvusliku identiteedi ja ajaloo sümbolitega ja mitte võtta neid liiga enesestmõistetavalt, märgata nende mitmekesisust, ka nende muutumist ajas ja sellega järjepidevalt tegeleda. Ja me oleme tõesti tegelikult väga palju vaielnud Lindaga selle raamatu kirjutamise, näituse tegemise ja nii edasi, ka selle üle, et kas nad on rahvarietes või ei ole. Aga igatahes suur-suur tänu kõigile, kes meid on aidanud, te teate, kes te meid olete aidanud ja suur-suur tänu ka teile ja loomulikult žüriile, kes meie raamatu sellesse auväärsesse nominatsiooni on tõstnud. Suur tänu! Aitäh! Üks hetk, jagage sõbralikult. Palun. Ja nüüd sport, mitte Tartu muuseum, vaid muuseum Tartust, spordi- ja olümpiamuuseum, raamat Eesti spordilugu ja Kalle Voolaid, palun. Tervist. Sobib kõrgus. Kui sulle sobib. Aitäh. Lugupeetud koosviibijad, alustaksin meeleldi tõdemusega, et sport on väga lahe, mistõttu mul on hea meel ka tutvustada teile või esitleda teile spordist süvitsi rääkivat raamatut, mille autoreid on tegelikult 2. Lisaks mulle, minu nimi on siis Kalle Voolaid, on selle raamatu teise autori nimi Kaarel Antons, kes praegu siin ei viibi, küll aga kui meil oleks nüüd see Loodusmuuseumi kaadervärk, mis siin esimeses osas kohal käis, võib-olla õnnestuks ta kuidagi siia visualiseerida minu kõrvale, kas või hetkeks, kui suunatada selle raamatu peale. Aga paistab, et seda me praegu tööle ei saa. Nii et lähme siis raamatu juurde. Eesti spordilugu on selle raamatu nimi ja teadjad ja spordisõbrad, kes enamus kindlasti meie hulgast on spordisõbrad, teavad seda ilmselt väga hästi, et sellist põhjalikku ülevaadet Eesti spordi ajaloost või spordiloost on asjaomased ringkonnad eesotsas Eesti spordiajaloo seltsi ja ka tegelikult meie oma maja spordimuuseumi inimestega jutuks võtnud aastakümneid, võib-olla isegi rohkem kui paar aastakümmet, et sellist tervikkäsitlust Eesti spordi loost kokku panna. Ja erinevaid katsetusi on tehtud, jällegi teadjad ilmselt võib-olla oskavad nii mõndagi nimetada, aga ikkagi on kõik need katsetused lõppenud selle tõdemusega, et see tervikkäsitlus on puudu ja ma üldse ei imesta, kui ka meie raamatut nüüd käes hoidvad asjatundjad leiavad, et see tegelikult see tervikkäsitlus on puudu endiselt. Aga teisalt ma loodan, et vähemalt mingisuguse sellise alguse, sellisele nüüdisaegsele Eesti spordiloo käsitlusele, me siiski oma raamatuga oleme andnud ja see tegelikult oligi üks olulisi eesmärke, et selline algtõuge anda võib-olla mingisuguse uuesuunalise diskussiooni tekitamisele, aga samas kindlasti ma julgustan kõiki seda raamatut kätte võtma, sest see on tegelikult väga hästi meil tehtud. Ja kui nüüd asjast rääkida, kas ma peaksin mingeid slaide ka näitama? Läks juba siin jutu vada peale aeg ära, ju pool aega saab läbi. Raamat ise näeb siis välja selline. Mul on üks siin kaasas ka, pärast näitan, ma lasen võib-olla ringi käima pärast, kui meil aega jääb. Ja ta koosneb 4 peatükist, lähen edasi järgmise slaidi juurde, siin näete, milline ta seest välja näeb. Periodiseering siis sport kuni 1918. aastani, iseseisev Eesti, Nõukogude Eesti, taasiseseisvunud Eesti. Ja see ei ole selline sportlaste või kangelaste lugu, niivõrd kuivõrd rohkem selline spordi üldise arengu lugu, spordi kulgemine Eestis läbi aegade, ma võtan puldi vasakusse kätte. Selle suhestumine muutustesse ühiskonnas, nüüd näete juba siis ka mõningaid illustratsioone, mida me seal raamatus kasutame või oleme kasutanud meie muuseumi rikkalikust fotokogust. Ja selle üle me oleme ise väga uhked, sest meil on fotokogu tõesti väga hea ja ma arvan, et see
visualiseering, mida me meie spordiajaloost pakume kindlasti vaatajate silmadele, ainult teeb pai. Ja need kihistused, mida me seal raamatus räägime, tulles nüüd tagasi selle raamatu sisu juurde, no näiteks spordiorganisatsioonid, spordibaasid, üks minu lemmikteemasid, naistesport, välis-Eesti sport, spordikirjandus, spordiajakirjandus, et see läheb nagu nii-öelda teemasid pidi, mitte siis sportlasi pidi. Kui te nüüd aga kurvaks muutute, siis et kus siis statistika on, kus on meie medalivõidud, et need on kõik ka olemas, need on raamatu lisades, mis on ka väga põhjalikud ja kontrollisin veel täna hommikul statistikute käest, et jah, ei ole negatiivset tagasisidet tulnud, et tõesti on põhjalikud ja julgen neid soovitada. Raamatu lisasid siis lisaks põhipeatükkidele ja vasaku käega kerime edasi. Veel mõned fotod. See eelmine oli tegelikult ka päris hea, aga mul kogemata võtsin 2 korda. Nii see asi mul välja ei tule. Ma pean ikkagi veel mõne pildi edasi laskma, sest ma ei mäleta, kui palju neid pilte siin oli. Nii et fotovalik on jah see, mida me tahame kiita. Sisu on see, mida me tahame kiita. Tegijad on need, mida me tahame kiita. Ja mul on siin võib-olla lõpetuseks üks video oli plaanis teha, aga ma ei teinud seda. Otsustasin teha maailma esimese pop-up mälumängu selle asemel ja nagu ma ütlesin, see raamat on mul kaasas ja see on selle mälumängu auhinnaks, nii et kõigepealt esimene on selline soojendusküsimus, kas keegi oskab mulle öelda, see ei ole veel auhinnamäng nüüd, kas keegi oskab öelda, kes on see Eesti sportlane, kes on võitnud kõige rohkem Eesti meistritiitleid läbi aegade, neid on ta võitnud 112. Jaa, mis alal? Ujuja. Aga ta ei pea praegu veel aju pingutama, sest sellest veel raamatut ei saa, ma ütlen ise ära. See oli Indrek Sei. Nüüd aga auhinnamäng, viimane minut algab väga dramaatiline. Kas jõuame ära mängida? Ilmselt jõuame. Kes tahab võita seda raamatut praegu, siin on ka autorite autogrammid sees, peab nüüd vastama õigesti küsimusele, mis alal, minu lemmikteemast naiste spordist, mis alal toimusid läbi aegade üldse esimesed Eesti meistrivõistlused naistele, ükskõik mis alal siis võib see olla, aga kõige esimesed ajaloos üldse, aasta oli 1910, esimeseks Eesti meistriks läbi aegade ja kõigist naissportlastest üldse tuli Emma Uhl, UHL. Kes ütles esimesena kiiruisutamine, selle raamatu saab? Nii et milline triumf, maailma esimene pop-up mälumäng õnnestus edukalt läbi viia ja 7 sekundit enne lõppu sain ma oma ettekandega hakkama. Aitäh teile! Väga hea tulemus. Tõesti, kõik, kes on täna siin esinenud, ei maksa üldse endas kahelda, kas te olete olnud tublid ja kas teid peaks kiitma. Absoluutselt. Te olete tulnud ju 3 parima sekka ja 4. koht on, mis asi oli 4. koht? 4. koht on jama, ja? Oli nii? Ja. Aga nüüd tuleb kohvipaus ja palun olge siin tagasi kell 15.20. Aitäh!